Meil on võib-olla vaja rohkem inimesi igasugustesse võimuorganitesse, kes ei loobi tühjasid lubadusi. Kogukond tahab teada, mida nemad saavad. Et kas siis tänu sellele tuleb Smilers esinema ka. Tere, mina olen Maiduk, Lääne-Harju valla suur fänn ja murelik kodanik. Ja minuga istub siin. Tervist, mina olen Jaanus Sätt, Lääne-Harju vallavanem. Kogukond on natukene mures. Kogukond tahab teada, mida nemad saavad. Et tuulik on akna all inimestel, eks ole. Minu arust näeb täitsa tore välja ka. Ja vald saab siis selle pealt rikkaks, aga mis siis tavaline inimene saab? Elektriarve läheb paarkümmend euro odavamaks ja ongi kõik või? See on nüüd kahe otsaga asi, et kui lähedale siis see tavaline inimene siis jääb sellest tuulikust, eks, et seal on nagu siis selline otsene kasu, ehk siis kui sa tõesti jääd selle 3 kilomeetri raadiusesse, siis on sul võimalik saada teatud rahalist kompensatsiooni selle eest. Vastavalt sellele palju neid tuulikud on, see leibkond, kellel on see akna all, see siis saab... Ta jääb kuskil 2-3 tuhat eurot, aga see on nüüd siis, kui on 17 tuulikut, näiteks meie näite puhul. Kui on vähem tuulikuid, eks on see summa väiksem. See on nagu suurusjärk paar tonni või peale vastavalt sellele palju tuulikuid. Või alla selle, eks. Jah, seal ta kõigub nii. See on nüüd fakt. Väga hea on, kui poliitikud tühja juttu ei räägi, nii on väga hea asju ajada. Vanam elab sellises kohas, kus liiga palju korraga teha ei ole, siis tõesti tuulikud on päris suur vaatamisväärsus. Aga kas siis rahvas hakkab siis nagu mingit kasu ka saama sellest, et tuulikud akna all on? Paldiskis on see Pakri tuulepark olnud vist 20 aastat ja on moodustatud siis selline heategevusfond Paldiski toetusgrupp, kuhu siis arendaja annab siis teatud protsendi siis tuulepargi käivest sinna fondi ja 4 korda aastas seda raha jagatakse siis heategevusprojektideks. Just tahtsingi küsida, et niimoodi lihtsas maakeeles, et kas siis tänu sellele tuleb Smilers esinema ka? Meil see aasta tuleb näiteks Juvikstart esinema 26 juuli, et olete kõik oodatud sinna. Ahaa, Keilas on Nublikum samal ajal. Ma mainin siin korra ära, Keilas on tasuline kontsert, meil on täiesti tasuta. Ja Juvikstart eelmine aasta oli Keilas. Et kaudselt see tuleb kõik ikkagi kogukonda tagasi. Paldiski inimesed tööd ka saavad juurde. Jah, et üks asi on siis, kui rajatakse tuuleparki, et siis selle ehituse käigus saavad, ma võin öelda vabalt, et 100 inimesed saavad tööd. Kohalik elanik, kes tahab tööd, kellel on need pädevused oskused, ta saab seda tööd. Tublisid tegijaid on vaja sosseppadel mitte tülitada, jah? Ei, sosssepp saab ka kunagi tubliks ju, selles mõttes, et kuskilt tuleb algus teha ju. Isegi sossseppad saavad tööd, kui nad alguses sa tööd teha tahad. Juvikstardi kontserdil näeme. 26 juuli.